Head televaatajad, TV3 saade Teler TV korraldas kaassaatejuhi konkursi Teletalent 2009. Kohe kuulutatakse välja võitja. Lähme aga uurime finalistide käest, kuidas nad enda teledebüüti suhtuvad ja vaatame, kellest saab uus kuum telenägu. Teler TV poolt korraldatud saatejuhtide castingule laekus 300 sooviavaldust. Sellest suurest hulgast andekatest inimestest valis Teler TV meeskonnast koosnev žürii välja 10 finalisti. Igaüks neist teeb koos ühe praeguse saatejuhiga reportaaži, mida näidatakse nii teleeetris kui ka saate kodulehel teler.tv. Kui kõik finalistid on oma teledebüüdiga hakkama saanud, valib Teler TV tiim vaatajate abiga välja oma meeskonda uue kaassaatejuhi. Kes on neist see, kes saatejuhtimisega kõige paremini hakkama saab? Nagu te näete, on kõik meie 10 finalisti täna siin ja saavad omavahel väga hästi läbi. Kindlasti on nad väga hoolikalt jälginud nii enda kui ka teiste teledebüüte ja teavad, mis on kellegi head või vead. Ma ütlen ju 2 korda, on minu nimi on Anett või ei ütle või? Ütlen ju. Anett. Ma olen 21-aastane ja pärit Pärnust. Loodetavasti saab minust uus Teler TV saatejuht. Ütle sina palun, mis saab teie bändist pärast tänast esinemist? Millised on teie tulevikuplaanid? Anett, räägi, kuidas see telesaate konkurss sind üldse muutnud on? Telesaate konkurss on muutnud mind võib-olla nii palju, et ma olen muutunud veelgi enesekindlamaks. Aga rohkem nagu midagi erilise muudatusi ma enda juures tähele pannud ei ole. Kas sa kahetsed, et sa siia tulid või ei? Ei, miks? Ma olen ju kogemuse võrra rikkam. Absoluutselt ei kahetse. Mulle tundub, et te rõhute natuke soolistele erinevustele, et meenutab natukene mehe-naise kontrasti. Et kas on tahteline või on see juhuslikult niimoodi välja kukkunud? Ei no, lihtsalt on väike, lihtsalt testosterooni tase veres on natuke kõrge. Selge, kevad on peas, jah? Kevad on peas, jah. Kärt, sa ütlesid, et see andis sulle õppetunni. Millise õppetunni see sulle täpselt andis? See andis mulle sellise õppetunni, et mul on alati öeldud, et mul on tugev iseloom, aga siis ma õppisin, et televisioonis on iseloom nagu meik. Sa pead meigi panema nii tugevalt peale, sest muidu ta ei mõju läbi kaamera ja samamoodi minu arust iseloomuga. Peab ikkagi natukene asju üle ääre lükkama, sellepärast, et kui sa niisama loomulik oled, siis ei mõju läbi kaamera, et seda ma pärast enda intervjuud lihtsalt taipasin natukene võib-olla hiljaga. Selle tiheda ja raske konkurssi võitis Silja! Mina arvan ka täitsa, et see energia, mis sulle endal on, läheb sinna toidu sisse ja kui sa ikka positiivselt seda toitu valmistad, siis maitseb ka inimestele palju rohkem, et isegi selline jutt on kuskil raamatus olnud, ma tean, et üks tüdruk nuttis, ta pisarad läksid koogitaine sisse ja siis kõik inimesed, kes seda kooki sõid, hakkasid ka nutma. Kui seal on nagu maksimaalse peal on see, et see oleks hästi kuum, jah? Ma kohe ütleks või? 247. Palju? See on lihtsalt nali. Mis emotsioonid sul on? See on täiesti uskumatu, ma arvan, et mulle jõuab see tegelikult kohale alles homme, võib-olla ülehomme, sest ma tõesti ei usu seda tegelikult veel. Et see on sinu jaoks suur võit? Väga suur, suurim võib-olla minu elus, ma arvan. Mitte võib-olla, vaid kindlasti.